Ukraina alustas kiireloomulisi ja kinniseid läbirääkimisi eurooplastega seoses Kremlist tulenevate uute ähvardustega rünnata Ukraina pealinna ning märkidega, et Venemaa valmistab põhjast uut pealetungi Kiievile. Teatatakse, et Ukraina peamine läbirääkija ja riikliku julgeoleku ja kaitsenõukogu sekretär Rustem Umerov saabus eelõhtul kiiresti Berliini läbirääkimistele. Venemaa hoiatuse taustal, kus välisdiplomaatidel soovitati Kiievist lahkuda kavandatavate õhurünnakute tõttu. Samal ajal süüdistas Valgevene Ukrainat Ukraina droonide regulaarses tungimises nende territooriumile. Väidetavalt lendas Valgevenesse ainuüksi viimase nädala jooksul üle 100 drooni. Ja eksperdid nimetavad seda juba katseks leida ettekääne agressiooniks või vägede koondamise suurendamiseks piiril. Sellega on seotud ka Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni hiljutine telefonikõne Valgevene diktaatori Aleksandr Putiniga. Aga kas Valgevenest lähtuv rünnak Kiievi vastu on tegelik oht? Ja miks Ukraina ja Euroopa tegelikult peavad kiireloomulisi kinniseid läbirääkimisi? Just neile küsimustele me selles saates vastamegi. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange sellele saatele like, kirjutage selle video alla oma kommentaari ja liituge minu Telegrami kanaliga Petši News. Ning sellele on selle video kirjelduses. Ja sõbrad, kui te pärast selle saate lõppu arvate, et see video oli huvitav ja kasulik, olen tänulik teie toetuse eest selle YouTube'i kanali tööle, kui teete annetuse selle video kirjelduses olevate linkide või rekvisiitide kaudu või ekraanil oleva QR-koodi abil. Niisiis, eelmisel päeval avaldas väljaanne Politico siseteabe. Ukraina peamine läbirääkija Rustem Umerov sõitis Euroopasse, et kohtuda E3 grupi riikide julgeolekunõunikega. Need on Saksamaa, Prantsusmaa ja Suurbritannia. Huvitav on see, et Saksamaa kantsleri Friedrich Merzi pressiesindaja keeldus kommentaaridest, viidates konfidentsiaalsele kohtumisele. Ukraina saatkond Berliinis keeldus samuti kommentaaridest. Umerov, kes on Ukraina riikliku julgeoleku ja kaitsenõukogu sekretär, viibis esmaspäeval Brüsselis, et pidada läbirääkimisi Euroopa Komisjoni kõrgete ametnikega koostöö üle kaitsetööstuse valdkonnas. Ja ta lendas Berliini varahommikul teisipäeval. Nagu väljaanne kirjutab, toimub diplomaatiline suhtlus otsustaval hetkel pärast seda, kui Venemaa korraldas nädalavahetusel massiivse rünnaku Kiievile ja ähvardas edasiste järjestikuste ja süsteemsete löökidega. Tuletan meelde, et Venemaa välisministeerium kutsus diplomaate ja välisriikide kodanikke üles Kiiev võimalikult kiiresti lahkuma. Samal ajal lükkas Euroopa Liidu suursaadik Ukrainas selle nõude tagasi, öeldes, tsiteerin, me jääme Kiievisse, me jääme Ukraina kõrvale. Muide, sellest rääkisin ma üksikasjalikumalt eelmises saates, kus nii ameeriklased kui ka eurooplased ütlesid sisuliselt, venelased, keda te hirmutate? Teie hirmutamised ei tööta. See, mida te seal laiali saatsite, kuulge, peitke end üldse ära ja ärge paistke silma. Ja siin tekib huvitav moment. Miks siis Umerov üldse otsustas rääkida just eurooplastega ja veel nii kinnises formaadis? USA riigisekretär Marco Rubio teatas juba reedel, et Ameerika on loogunud rahuläbirääkimistest Ukraina osas. Mida ta kogu selle aja pidas, öeldes, et need, tsiteerin, kahjuks ei olnud viljakad. Ja Marco Rubio lisas, et kui keegi teine tahab sellega hakkama saada, siis las proovib. Ja siin ongi nii, et Euroopa ametnikud arutasid viimastel nädalatel, kas nad peaksid läbirääkimisteks pöörduma otse Venemaa presidendi Vladimir Putini poole. Ja nad pakkusid välja Euroopa esindajana näiteks Angela Merkeli või Soome presidendi Alexander Stuppi. Ja Merkel juba ütles, et ei, vabandust, selle kiilaka tolgusega ma rääkida ei taha, aitab. Ma olen temaga juba piisavalt kokku puutunud. Oma mainet olen juba rikkunud sellega, et kunagi üldse kuidagi suhtlesin selle kiilaka idioodiga, seega vabandust, Putiniga ma enam ei suhtle. Aga Alexander Stubb, Soome president, juba vihjab, et ta on põhimõtteliselt valmis esindama ühendatud Euroopat, kui asi jõuab otseste läbirääkimisteni Putiniga. Saksamaa välisminister Johann Wadefull ütles selle kuu alguses, et E3 grupp, Saksamaa, Prantsusmaa, Suurbritannia, teeb uue katse läbirääkimiste taasalustamiseks. Seejuures hakkab Euroopa lähinädalatel ja kuudel mängima suurt rolli. Detsembris, tuletan meelde, korraldas Merkel Berliinis Ukrainale rahuläbirääkimised, kus osalesid ameeriklased, kuid mitte venelased. Väike, kuid siiski oli edasiminek.
Ehk siis idee on selles, et praegu on eurooplased vastu, nad püüavad täielikult enda peale võtta läbirääkimiste positsiooni. Ja nüüd toimuvad uued E3 läbirääkimised Rustem Umeroviga Berliinis pingete taustal Mertsi ja Zelenski vahel. Pärast seda, kui Saksamaa kantsler avaldas avaliku kirja, milles pakuti Ukrainale kärbitud assotsieerunud liikmestaatust Euroopa Liidus, enne võimalust saada täieõiguslikuks EL-i liikmeks hilisemas etapis. Ukraina president Zelenski lükkas selle ettepaneku tagasi. Merts ütles nädalavahetusel, et Ukraina koht Euroopa Liidus peaks samuti olema täieõiguslik ja võrdne. Merts ei piirdunud sellega. Tuletan meelde, et varem pakkus Merts välja, et see assotsieerunud liikmelisus EL-is võiks Ukrainale anda järeleandmisena, mis võimaldaks Zelenskil saada ukrainlaste avalikku toetust teiseks järeleandmiseks. Venemaa poolt okupeeritud territooriumide loovutamist rahumeelse lahenduse raames. Ehk siis Mertsi idee oli selles, et las Zelenski ütleb ukrainlastele: vaadake, ma saavutasin assotsieerunud liikmelisuse EL-is. Seega anname osa Donbassist ära ja lõpetame selle sõja juba ära. Aga millest täpselt Merts Berliinis kinnistel läbirääkimistel räägib, see on huvitav. Sest viimastel päevadel uute venelaste ähvarduste taustal rünnata Kiievit, Zelenski leeris räägitakse üha rohkem sellest, et Vladimir Putin valmistub pealetungiks Kiievile. Lisaks sellele rääkis hiljuti Alexander Lukašenka telefoni teel Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga. Väidetavalt toimus vestlus Prantsuse poole algatusel. Ja mis on oluline, Macron rõhutas Valgevene jaoks riske, mis on seotud võimaliku Venemaa agressiivse sõtta Ukraina vastu kaasamisega. Ehk siis sisuliselt hoiatasid prantslased Lukašenkat, et kuule, sul on parem sellesse sõtta mitte sekkuda. Aga olgem ausad, kas Valgevene on tegelikult valmis sõtta astuma ja veel pealegi Kiievile kallale tungima? See on oluline. Täna teatas Valgevene julgeolekunõukogu riigisekretär Aleksandr Volfovitš, et Ukraina droonid tungivad regulaarselt Valgevene territooriumile. Tema sõnul toimus ainult viimase nädala jooksul 116 sellist juhtumit. Väidetavalt lendas 116 drooni Ukraina territooriumilt Valgevenesse. Selle peale teatas Ukraina piirivalveteenistus, tsiteerin, kui palju pidi end tagasi hoidma, et sellistest ulatuslikest ukrainlaste provokatsioonidest vaikida. See on absurdne. Nõustuge, see on kummaline. Kui ta väidab, et 116 drooni lendas üle piiri, siis miks ta varem vaikis? Ja sellega seoses tahan ma teile lühidalt tuua värske analüüsi Konstantin Maševetsilt Valgevene kohta, sest tema annab juba aastaid kõige täpsemat infot, nii et siin on analüüs tõesti põhjalik. Ja kui lühidalt öelda, siis olukord on järgmine. Praegu on piiril vaikus. Valgevene poolt ei ole ühtegi ründavat grupeeringut. Valgevenelased lihtsalt katavad piiri umbes 35 000 inimesega. Jah, valgevenelastel ja venelastel on loodud ühine grupeering. Kõik plaanid ja paigutusskeemid on juba ammu kirja pandud ja valmis. Aga tegelikkuses on kõik need jutud uuest Kiievi rünnakust praegu lihtsalt hirmutamiseks. Et tõesti põhjast rünnata, vajavad nii Venemaa kui Valgevene uut ulatuslikku mobilisatsioonilaine. Valgevene armee üksi ei ole millekski tõsiseks võimeline. Maksimaalselt võivad nad muidugi siseneda paari Ukraina piiriäärsesse külasse ja võtta seal väikese platsdarmi. Muidugi oleks Valgevene sõtta astumine Kremlile tõeline kingitus. Sest igal juhul sunniks see Ukrainat oma reservid ümber paigutama ja kaitset ümber hindama. Aga siin on tohutu varustuse probleem, sest Venemaa on ausalt öeldes täiemahulise sõja aastatega Valgevenest peaaegu kogu tehnika ja laskemoona välja viinud. Tõesti, oli ju nii palju teateid selle kohta, mida nad sealt ära viisid. Nii et lõpuks pole Valgevene iseseisval pealetungil Kiievi suunas mingit strateegilist mõtet. Kreml kasutab seda teemat praegu lihtsalt selleks, et mõjutada ukrainlaste psüühikat ja proovida meie reserve kõrvale juhtida. Ilma suure mobilisatsioonita mõlemas riigis ei tule tegelikku lööki põhjast, nagu meie Maševets ütleb. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle saate all kommentaaridesse. Tellige see YouTube'i kanal, pange like ja vajutage kellukesele, et mitte jääda ilma uutest saadetest. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha rahaliselt tehes mis tahes annetuse selle video kirjelduses olevate linkide või rekvisiitide kaudu. Ja veel vaadake kindlasti kirjeldust, mul on seal teile väike üllatus, eriti neile, kes tahavad õppida võõrkeeli. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head!